Minu juhitud ekspeditsioon Jeruusalemma Oliivite mäel tõi päevavalgele kuldsõrmuse turmaliinist nikerdatud kassi kujutisega. Kassil on otsene seos Vana Testamendi müstilise targusega, turmaliin sümboliseerib vaimset nägemist, sõrmus ühendab teadmise ja igaviku. Kass kutsub sügavasse meditatsiooni iidsete tekstide üle. See sõrmus on ainulaadne artefakt kogu meie planeedil. Kui turmaliin sõrmust keerutada ja samal ajal paluda, et armas taevane isa, me palume sind, lõpeta kõik sõjad. Paita haavu ja kuivata pisarad, too valgus sinna, kus valitseb pimedus. Anna juhtidele tarkust ja rahvastele halastust. Me usaldame sinu kätte kõik kannatajad ning hüüame issand, halasta meie peale ja kingi rahu, siis need soovid täituvad. Juba doktor Luther teadis, et tõeline tarkus tuleb Jumalalt. Turmaliiniga sõrmus kannab seda tarkust edasi. Semiootiliselt peegeldab turmaliin vaimset nägemist, sellest voolitud kassaladust ja ettevaatlikkust. Turmaliiniga sõrmus ühendab usu, teadmised, igavigu ja issanda salatuse. Õigesti kasutatuna võib see muuta inimkonna arengud, avates seni nähtamatud seosed ajaloo ja inimhinge vahel. See sõrmus on ka võti teispoolsusse. Peab teadma, et see imeline sõrmus on tegelikult isik, üleloomulik olevus, kes koteerib varjude, peeklite ja eeterlike resonantside polüfoonilisi sümfooniaid. Sõrmuse vägi laseb hingedelt disperseeruda teadvuse tühimiku prismafraktalitesse, kus elu ja surm eksisteerivad superpositsioonis, mis tähendab seda, et iga mälumärk ja kvaasi-vibratsioon sulanduvad metafooriliste tähenduste labürindi, mis on korraga nii kohalolu, igavik kui mitteolematus.